on nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. On nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ei, läheb, go. Go teeninduspunkt! Tulge internetti! Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Sabaasis on tantsipidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr viina. Mees, talvespordi suurim fänn Saku originaal jagab nüüd laiali 5000 eurost talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali kuuspakilt või saku.ee. Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses toimunud 14. Tallinna suusamaraton tõi starti rohkem kui 1000 osalejat. Pikale trassile 42 kilomeetrit vabatehnikas sai lähte 834 ja lühemale 21 kilomeetri sõidule 287 suusatajat. Lastesõitudel osales 72 pisemat ja natuke suuremat suusasõpra. Mees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Olgu õhus maa peal mees, kõigel annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Ma ei säästa jooksukingi, olen nõnda nobe mees, et ma teistest 4 ringi stadionil olen ees. Kui joobelda ei taha, kiire olen minagi, jätan joosteks selja taha, iseenda ninagi. Olgu õhus maa peal mees, kõigel annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Olgu õhus maa peal mees, kõigel annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. 42 kilomeetri distantsi võitis Anti Saarepuu ajaga 1 tund 47 minutit ja 16 sekundit. Tema järel tuli teiseks Priit Talves. Põnevam lõpuheitlus leidis aset aga 3. koha nimel. Poodiumi viimase astme hõivas laskesuusataja Priit Viks, kelle lõpuajaks 1 tund 49 minutit ja 37 sekundit. Kui päris aus olla, siis mul on lihtsalt niisugune väike paus jäänud, võistluspaus sisse ja ütleme niimoodi, et ma tulin võistlusnälga natukene kustutama siia, et tegelikult mul ei olnudki plaan mingid metsikud võistlused, mul oli lihtsalt plaan niisugune keskmise tasemega pingutus, mida ma täna sain kindlasti, kui mitte kuhjaga, aga ma loodan, et patarid ei saanud täna päris tühjaks ja et jätkub ka MM-i jaoks midagi. Kui palju siis täna võidust puudu jäi? Noh,
ütleme mitte palju, aga jah, suusad olid täna paraku sellised, mis ei lubanud lõpus olulist konkurentsi. Proovisin küll, aga see väike nõks veel alla mägeda libises ikkagi eest ära, aga ma arvan, meil koostöö sujus, et sõitsime kahekesti, tegime koos tööd ja mõnus oli, ütleme nii, et ei võtnud viimast välja. Mul olid alguses näha kohe väga head suusad ja kuskil 5. kilomeetril saime juba kolmekesi eest ära ja sealt edasi siis jäi veel Andres Kollo maha, jäime Priit Talvesega kahekesi ja kordamööda tegime tööd ja mul oli seal kontrollitud sõit oli, et siuke väga raskeks ei läinud ja seda ma ei tahtnud ka, et päris puruks ennast sõita, ja suusad olid head ja tuli hästi välja. No ma mäletan seda emotsiooni, mis oli sul pärast Oslo etteastet, et selle emotsiooni pealt, kuidas üldse starti tulla oli see raske hetk? Eks ta ikka raske, et ega need viimased päevad väga rõõmsad ei ole olnud, aga eks tänane ilus päev ja siuke hea sõit, et teeb natuke meele ikka rõõmsamaks, et aga noh, põhidistants läks kahjuks metsa, jah. Aga kuidas on? Nüüd on siis hooaeg tegelikult mitte veel päris läbi ja on sul siis hooaja lõpus veel mõni huvitav võistlus plaanis? No jah, 12-13 on lahti maailmakarikas, et seal on veel klassika sprint, et seal tahan kindlasti kaasa teha ja eks siis näis. Kevadel teeme kokkuvõtteid ja vaatame, mis saab. On sul mõni rahvusvaheline võistlus ka plaanis lähiajal? Jah, et ongi, et mul järgmine nädalavahetus on Vaasalopet, et ei tahtnud ka päris kõike viimast välja panna, et täitsa pildituks ennast sõita ja rabeleda, et tänu sellele tegimegi nagu koostööd ja ma kartsin küll, et kui lõpusirgel jääb, siis ma pean talle piga alla vanduma tänu selle, et ma nägin juba suusk oli tal parem ka, aga ega midagi ei ole teha, et ma olen rahul selle mõttes. EMT Estolopet sari on sul ikka päris tõsiselt läbi sõidetud, et oled päris palju osa võtnud. Millist tulemust võiks Vaasalopetilt siis oodata, et on sul mingit sellist jõudu veel jäänud ikka Vaasalopetiks järele? No praegu ütleme nii, et seis näitab seda, et on nagu kogu aeg paremaks läinud, et ma loodan nüüd see nädal korralikult taastuda ja süüa korralikult ja eks mul ikka eesmärk oleks 30 mulko sõita, et mida koht eespool oleks nagu ikkagi väga suur pluss, et aga eks ta väga raske saab olema, sest et eks siin on praegu mul tuleb 4. nädalavahetus järjest maraton, et eks see võib omad jäljed jätta, aga noh, niisama kodus istuda ka see ka ei vii edasi, ma arvan. Aga edu jõudu Vaasalopetil. Ma tean, et laskesuusatajad tegelikult võtavad päris aktiivselt siin osa EMT Estolopet sarja maratonidest, et Roland Lessing on siin võitnud neid maratone, Dobrelud samamoodi, et kas see, ütleme, see tase on siis selline, mis lubab teil ikkagi päris medalitele siin sõita, et laskesuusatajate siis ütleme, ja Narusk muidugi ka, et laskesuusatajate suusatase on siis niivõrd kõrge Eestis? No ma arvan, et ma ei tee liiga murmapohtile, kui ma ütlen, et uisus nad peavad kindlasti laskesuutajatega arvestama, et ma arvan, et Roland ja Indrek ei ole sugugi kehvemad kui uisus, kui Eesti parim murdmamees uisus, et noh, aga see on minu arvamus loomulikult ja nagu elu näitab, et jah, me oleme konkurentsivõimelised siin, et ega meil need mingisugused metsikuid plaane me siia ei tee, kui me siia võistlema tuleme, aga lihtsalt siis kui sobib, siis teeme kaasa ja nii ongi. Aga kas maailmameistrivõistlustelt, mida sealt loota siis Eesti laskesuusakoondisele ja Eveli ja sinu tulemus võiks olla millised? No Eveli kindlasti unistab väga-väga mitte ta ei unistagi, see on reaalsus, et ta on potentsiaalikas väga-väga kõrgete kohtade väljasõitja. Mina ise oleksin väga-väga rõõmus, kui ma suudaksin 20. kohaga tagasi tulla, siis ma oleksin omadega mäel. Hästi, jääme lootma seda ja palju õnne. Kolmas koht ka tore. Kiireim naine oli Tammsalu suusaklubi liige Kaili Sirge, kes ületas finišijoone üldjärjestuses 76. kohal ning ajaga 2 tundi, 8 minutit ja 55 sekundit. Tallinna maraton peeti ajaloolisel päeval, sest täpselt 90 aastat tagasi sõideti esimesed Eesti meistrivõistlused Tartus Emajõel.
90. sünnipäeva pidamiseks oli ideaalne päev, imeilusa päikesepaistelise ilmaga. No nii, ma olen üles leidnud kõige kõvema suusahullu sel hooajal. Tõesti, Andres, sa oled väga hästi need maratonid kõik läbi sõitnud. Kuidas siis Tallinna maratoniga rahule jääd? Noh, mis siin ikka. Kerge väsimus on sees nendest kõigist maratonidest ja ega siin väga võitsin võib-olla maksimumi täna, ega ma midagi rajale ei jätnud, et koht 22. ja noh, nii ta läks. Ma tean, et Jaak ütles, et sinu hooaja selline kulminatsioon oli ikkagi Tartu maraton, et kuidas see peakulminatsioon, kuidas see siis läks? No, kulminatsioon oli võib-olla seal Tartu maratoni stardis, et edasi läks juba Allamäge. Suusk oli, noh, ütleme, et ei olnud ootustepärane ja ise ka väsisin ära. Aga kokkuvõttes EMT Estoloppet-sari ja see hooaeg on sinu jaoks olnud tegelikult päris muljet avaldav, et siin ikkagi esimeste hulgas oled päris sõitnud, et on see siis, annab see siis lootust, et oledki sinna Eesti, ütleme, kindlalt kuulud sa sinna 100 hulka suusatajatest, aga oled maratonidel koguni päris 20 hulka sõitnud, et oled rahul sellise nagu tulemustega? Jah, eks sellel aastal oligi eesmärk igal maratonil 20 sees olla, et nüüd siin Tallinna maraton jäi napilt välja, aga üldiselt on siin, jah, võib rahule jääda, siin esimesed maratonid 12, 15, 13, mis nad olid. Ikka muljet avaldavad tulemused, tõepoolest. Suusahull heas mõttes on tõepoolest Andres Juursalu. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontkõr piina. Jõudsin ühelikult finissi, natukene Priit Pulleritust puudu. Lähme vaatame, mis emotsiooniga siis Priit lõpetas täna. Tead elus esimest korda, kui siin asi nagu saaks jalgkrampi, Sääremäär lehas ja oi, siis ma jäin sinna niisugust pagaati tegema, siiamaani on paus veidikene. Kuidas teil omavaheline duell läks? No siis ma panin mööda. Mul oli esimene ring oli küll mingi pikk rong oli ja siis ma seal nüüsin. Kõikusin nüüsi edasi-tagasi, et tõusudel tõmbasid vennad eest ära, vaata mis oli huvitav, aga vabal, tähendab, siledal. Ma olen sileda maa sõitja. Ma olen siledal maal treeninud, tead, piki alg ja see on pikk tõuge. Jalad on ka laiali tehnikat, mul ei ole üldse olla. Ja see on varju pealt näha, et mingisugune konn on raja peal. Aga juhtus sain imelik asi, et see grupp, kus ma nagu niiviisi kogu aeg venisin ja järsku teise ringi, ma ei tea, mingi paari kilti järel ma olin järsku selle rongi vedaja. See oli küll naljakas, jah. Ja siis nagu Kaili Sirge ütles, et 6 kilti lõppu, et kui Priit lasi teistel ka tööd teha. No tema töö tegemine oli see, et ta võttis veel 1-2 meest saab, sõitis eest ära. No mis töö tegemine see on? Kuidas Suusk muidu libises hästi, jah? Kuule, tead, Jaanus Kunts tegi seekord tõesti imet, et ta lubas, et ta teeb imet ja oli väga hea, et Aatomik on ju üks maailma kessamaid suuski, ütleme ausalt. Et mul oli täitsa konkurentsivõimeline, väga ilusasti jooksis. Ja muidugi täna on selline 70-kiloste meeste ilm, et Marek Lemsalu vist raja peal pane, et siin 100-kiloster ei ole midagi teha. Priit, kas Tartu maratonist on ka ära taastanud, et lähed nüüd veel Haaniasse ka? Ikka, jah. Ikka. Aga ise mõtled küll, et tead, et nagu, mis selle asja nagu mõte on, et tulla pühapäeval välja ja siis ennast ribadeks pingutada. Vaatame Paavo Raudset, ma ka siin küsime. Paavo, enne lõppu vaatasin, et oled siin veel finišisirgel, et korjan ära ja küpseõuna, aga ei saanud kätte, et ikka napilt jäid peale. Ma lasin küll ju. Ma lasin siin viimase kilomeetri või selle viimase kaari peal, las ma mõtlen, 4-5 tükki küll. Et kui ma saan nii väikse asjaga kellelegi rõõmu tekitada, siis loomulikult ma annan selle. Kui sa oleks karjun, ma oleks oodanud. Mis sind motiveerib nagu siia tulema? Ei motiveerigi midagi. Lihtsalt ei ole filmi? Ei, ma mõtlesin, et ma olen 20-25 aastat võtnud iga talv ühest maratonist osa, et see talv oleks jäänud muidu vahele. Et mind motiveerib palju rohkem eelmise nädalavahetuse Leedus, käisime Leedu kõige professionaalsema jäähoki võistkonnaga hokit mängimas ja mina tegin hat-tricki. Ma ütlen, et see on kordades atraktiivsem, kui täna vedada siin praegu ennast terve teine ring aambris, et
et noh, nii haamriga ei olegi vedanud, et nii ökonoomselt, kui ma sõitsin, ei ole enam võimalik sõita, et need viimased 30 meest või 40 meest, kes teine ring mööda läksid, siis et eks sa kuuled saunalava peal, kui ökonoomselt üks mees liikus tõusu peal, no jumala seisad, no ei saa, no jalga ei ole sirge jala peal. Alla mäge töötas küll ägedalt. Kuidas on, kas ega sa ühtegi sprindivõistlust ei plaani, et võtaks osa mõne show? Ei, ma tegin ju selle Estikate sprindi tegin jaanuari või algus, mis ta oli teine või? Seal sa ikka langesid ära, ei jõudnud? Ei, ma olin haige tegelikult, et kui mul rinnanumber oleks 1, 2, 3 või ütleme 10 oleks, ma ei oleks startinud, aga olid seal kõrval niimoodi ja raisk ma lähen ikka teen, mul oli peaaegu viimane number, siis oli vist okei, et ma lähen teen selle kaasa. Aga tegelikult ma olin ikka haige ja pärast järgmisel päeval läksin arsti juurde, arst pani ikka mingi kuradi 2-nädalase antibiootikumi kuuri peale, et mul olid ikka vered ja asjad olid ikka, et mul ei ole elus ühtegi antibiootikumi kuuri pandud. Kui palju sa üldse trenni teed, et pärast seda tippspordi lõpetamist on sul treening mangitud täiesti maas? Ei, ma ainult võistlen, noh, kui mind kutsutakse võistlema, siis ma võistlen. Vahet ei ole, on see siis rinnalt surumisvõistlus või ma ei tea, laki sülitamisvõistlus, et siis ma tulen, muidu ma ei tule. Ma ei viitsi, et see jääoki või midagi, saalioki, kui kutsutakse, et kuule, et paneme jalgpalli suvel näiteks või ujume mingit triatloni võistlust, kui kutsutakse, tulen niisama, et ma nüüd lähen peast, ei jumala eest. No nii, ja Tallinna suusamaraton siis on minu jaoks ka täna õnnelikult lõppenud 98. koht ja aeg oli siis 2 tundi 11 minutit ja võib-olla üks paar minutit jäi puudu, et jõuda sinna sellesse oma tegeliku tasemega lõpukohani, et ma vaatasin seal Priit Pullerits lõpetas paar minutit ennem ja üks tubli suusamees Talis Nurk lõpetas seal 77-ndana veel natuke mõned minutid ennem, nii et see tegelik tase on kuskil minul ka seal, aga alustasin võib-olla natuke liiga aeglaselt ja oleks võinud tegelikult, enesetunne oli nii hea, et oleks võinud kiiremini alustada ja oleks ka ise täna võib-olla seal 70 koha peale ära sõitnud, aga 98. koht napilt mahtusin 100 hulka ja ma usun, et ei ole sugugi paha. Igal juhul Tallinna maraton imeilusa päiksepaistelise ilmaga on, võib öelda küll, et suurepäraselt õnnestunud. Kuidas sa oma selle sõiduga rahul jäid täna? Väga rahul olen, sellepärast, et ilm läks soojemaks, ilm on nii ilus. Stardinumber oli mul küll, rivi lõpust, nii et esimene veerand oli selline jalutuskäigu moodi asi, siis hakkas juba nahk märjaks ka minema ja teisel ringil sain juba omas tempos ka sõita, nii et kokkuvõttes väga hea toonus on sees ja lihas suriseb ja siukse endorfiinid möllavad ja täielik heaolu tunne, nii et päev on täie ette läinud. No ma tean, et sa Tartu maratonil oled sõitnud ikka väga super kohti välja. Kuidas see uisusõit sulle istub? No vahet ei ole, eks ma treeninud olen mõlemad. Mida vanemaks saan, seda emotsionaalsemalt paremini mõjub klassikalises stiilis sõitmine. Aga pean tunnistama, et sel aastal on mul suusakilometraaž nii armetult väike, et seal mingi 150 kilomeetri ringis tähelepanu läheb mujale praegu, nii et selle pealt klassikat kuskile pikema maratoni peale ei lähe ikka. No sa oled elus teinud ikka sellise kõva pöörde nüüd, et kuidas see siis sportlikule vormile on nagu mõjunud? Eks ta ikka mõjub, sellepärast, et ma praegu ikkagi tegelen spordiga tervisesportlase vaatevinklist, ehk siis ka aja ja ratsionaalse huvides tõmban ergomeetrit, käin jooksmas, sellised lühikesed vormis hoidvad, ainevahetust käigus hoidvad treeningud, aga mitte maratoni või sellised arengusuunalised, nii et nendest tunnen puudust küll praegu. Ikka, kas nad pööravad siis, kui see kogumine sirge, siis läbitud saaks, nad pööravad spordipargi alapoole ja teevad siis sellist. Olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis muudkui asust tanti. Olgu õhus maa peal vees, kõikjal annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis muudkui asust tanti. Oleme valmis startima. 3, 2, 1.
sai seda saadetud ka siis. Sillusõidu kõige pikema distantsi mineja ja nemad siis sõidavad nüüd niimoodi, et teevad sealt tagant selle suure ringi ka ja tulevad Tubli tüdruk. Ei, läheb, go. Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkidest lontsab viina. Mees, talvespordi suurim fännsaku originaal jagab nüüd laiali 5000 € talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali kuuspakilt või saku